Terviseamet andis korralduse, mille kohaselt on kiirabil õigus vähendada brigaadide koosseisu ja korraldada ümber brigaadide paiknemine ning perearstikeskustel on koroonast tingitud ülekoormuse tõttu õigus lükata edasi vastuvõtte või nüüd üldse ära jätta. Näiteks me ei kutsu praegu vastuvõttudele neid inimesi, kes tahavad võib-olla iga-aastaseid vereanalüüse anda oma kroonilise haiguse tõttu või kellel on tervisetõendit vaja, aga see tõend aegub alles mõne kuu pärast, et kui vähegi on võimalik, et siis lükata edasi, aga kindlasti ei tohiks edasi lükata neid vastuvõtte, mis on tingitud tervisemurest. Et kui on inimese tervisemure, siis tuleb ikkagi proovida perearstikeskusega ühendust saada. Ja hetkel, kui perearstikeskus kasutab e-maili aadressi, kõige parem on kirjutada e-mail. Rekordiliste nakatumistega seoses on suur koormus langenud just perearstikeskustele. Patsiendid helistavad, et saada saatekirja koroonatestile, küsida isolatsiooni ja reisipiirangute kohta ja seetõttu on paljudel tervisemuredega inimestel keeruline liinile saada. Kõige suurema koormuse on saanud pereõed ja nende koormus on tõeliselt palju kasvanud, et me oleme pannud lisaõe telefoni vastama. Hästi palju on selliseid asju, mis ei peaks meile tulema, et kui palju mu isolatsioon kestab või ma olen lähikontaktne, mida nüüd teha või mul on lapsel koolis kontakt, et mitmendal päeval testida. Niisugused küsimused tõesti ei peaks pereõele tulema. On kriis.ee lehekülg, on Eesti Perearstide Seltsi kodulehekülg, kus on koduse ravijuhendid, kus on isolatsioonikalkulaator. Kui korralduslike küsimuste vastuseid otsitakse, ise oleks pereõdede koormus juba natukene vaiksem. Teise suure osa moodustav saatekirjade küsimine võiks aga arstide sõnul olla digitaalselt lahendatud nii, et patsient saaks ise sümptomid kirjeldada ja nende kattuvusel automaatselt saatekirja PCR-testile. Plaan taoline lahendus luua on ette võetud, kuid valmimisest on veel vara rääkida. Kui olete haigestunud ja koroonasümptomitega ning teil on vaja minna testima, võite saatekirja küsida ka perearsti nõuandeliinilt 1220.